Nii, teen järgmise nädala ülevaate, vaatame üle siis kõigepealt need tähtsamad päevad, kus siis on rohkem või suurema mõjuga punase kooste uudiseid ja edasi pilt graafikule, et mis meil siis graafikud räägivad. Esmaspäevane päev on tulemas siis Hiina yuani kohta uudised, need meid ei mõjuta, otseselt ei huvita ja siis Frankfurdi sessiooniga algab möll. Et on tulemas siis Saksamaalt erinevad uudised, retail sales, aastapõhine ja kuupõhine ja erinevate Saksamaa piirkondade kohta siis CPI uudised. Lisaks kõige sellele siis on ka ennelõunat on Euroopa Keskpanga Guindose kõne, Kreekast olemas retail sales ja ka küllaltki suure mõjuga siis Itaaliast olemas inflatsioonimäära uudised ja inflatsioonimäära uudised ka Saksamaalt. Et esmaspäevane päev eurole tõotab tulla siis päris volatiilne, et võib näha siis kas manipulatsiooni, ehk ei toimugi otseselt midagi, või mida ma siis ise ootan, vast suuremaid agressiivsemaid liikumisi. Edasi teisipäev. Teisipäeva peal meil siis olulisemad mõjud uudised algavad, ütleks, et siis kella 9 alates. Enne seda ühtegi suurt mõju otseselt ei ole, et on Jaapanist ja Hiinast, Austraalia dollarit erinevad uudised tulemas, aga need meid ei mõjuta. Esimesed mõjusamad uudised siis on tulemas Šveitsist, retail sales Šveitsist ja erinevad siis HOV uudised, ka veel siin PMI uudised on siis tulemas Hispaaniast ja jällegi Euroopa Keskpanga Guindose kõne. Teisipäevane päev ka, et tulev nädal on meil siis tegu kuu lõpuga ja ka kuu algusega, et võib näha päris ägedaid liikumisi. Et erinevad PMI uudised tulemas ja siis kõigele sellele lisaks sinna siis mõnusasse kompotti veel tulemas euroala kohta CPI uudis. See on siis terve eurotsooni kohta. Et esmaspäevane päev tõotab tulla päris huvitav ja seda tõotab tulla ka teisipäevane päev. Et see kompott oleks veel eriti mahlane, eriti toitainete rikas, siis ütleme niimoodi, on meil ka tulemas siis inflatsioonimäära uudis euroala kohta, euro kohta ja Powelli kõne. Et teisipäevane päev tõotab tulla päris äge, päris huvitav, et saab näha, mida turg teeb. Edasi kolmapäev, suurem möllud uudised on möödas. Kolmapäev loodaks siis mingisugust, võiks öelda, et isegi seisakut. Kõik oleme sellest, mis siis eelnevatel päevadel toimunud on. Aga on meil tulemas siis Hispaanias siit unemployment change, erinevad töötusmäära uudised siis Hispaaniast ja Itaaliast, Guindose kõne jälle, Euroopa siis töötusmäära uudis, Kreeka kohta töötusmäära uudis ja USAst tulemas siis employment rate ehk siis erinevate riikide siis töötusmäära uudised, ütleme siis töötuse tööhõive, erinevad uudised siis kolmapäeval siin tulemas. Et järgmine nädal suht niuke rahutu nädal võiks öelda turgudel. Vähemalt tõotab tulla. Edasi neljapäev, ega neljapäev siin midagi rahulikum ei ole. Et terve päev otsa võiks öelda, see on tulemas PMI uudiseid erinevatest euroaladest ja siis ka PMI uudis eurotsooni kohta. Ja ka PMI uudis siis Inglismaa naela kohta. TMP One Year CPI, seda ma ei olegi varem isegi näinud, siukest, aga CPI ootus, see tundub midagi põnevat huvitavat, et kuni neljapäevane välja, praegu vaatan, kõik päevad üliäged huvitavad ja neljapäeval lisaks siis erinevate nendele PMI uudistele on meil tulemas siis USA New Yorgi sessiooni ajal on tulemas siis NFP ja USA-st erinevad töötusmäära uudised.
non-farm payrolls, NFP ja erinevad siis jobless claims, töötusmäära uudised on siis neljapäeval, et tulev nädal saab olema äge, ülimalt äge. Ja reedel, ülihea aeg reedel, siis teha teistel riikidel, valuutadel enda siis agressiivsed manipulatiivsed liikumisi dollari vastu. Reedel, 4. juulil on siis Independence Day USAs, pangad on kinni, börsid kinni, mitte midagi ei toimu, kõik on kinni, kuid ülejäänud maailm töötab ikka. Et see annab hea võimaluse siis teha enda vajalikud lükked liigutused reedel ära. Ja mingid erilisi suuri uudiseid ei ole siin, on meil Šveitsist, unemployment rate ja siis retail sales kuu ja aasta lõike põhine tulemas Itaaliast ja Kanada dollarid siis S&P Global Services PMI. Aga sellega poolest tundub olema huvitav. Päev see reedene päev ja terve nädal CPI, PMI, NFP, seinast seina. Väga põnev nädal tundub tulema. Nii, aga viskaks pilgu peale siis meil toimunud nädalale, et mis meil siin siis aset leidis. Tuli meil suur bearish küünal, suur alla liikumine. See on see weekly vaates ja ootaks siit siis veel alla liikumist. On meil siin allpool siis veel weekly ala juba ootamas, et ootaks, et turg sinna ka siis välja jõuaks. Kas ta nüüd seda kohe siin järgmine nädal teeb? Saab näha. Üldiselt küünal liiguvad nii, et kui on tulemas üks nii-öelda bearish, nagu siin tuli suur agressiivne bearish küünal, jah, siin tuli kerge bullish, aga peale seda jälle bearish ja jälle langus, et väike nii-öelda korrektsioon siin vahel või hingetõmbe paus ja siis jälle langus. Et siin ootaks ka siis võib-olla hingetõmbe pausi, mingisugust korrektsiooni võib-olla natukene isegi. Nii, daily vaates oleme siis ka, võiks öelda, Doji küünlas sulgunud, ehk siis turg on siukses ebavlevas olekus, et võta, kuhu poole ta nüüd täpselt minna tahab. Kuid oleme murdnud siis ka siin daily vaates, isegi siit põhja võtta ja ka seda, et oleme murdnud nüüd allapoole. Turg tegi enda väikse pullbacki ja murdi selle allapoole. Et oleme siis ka downtrendi suunas, ka siin daily vaates. Superideaalne oleks näha jah, mingisugust tagasi tõmmet nüüd, enne kui turg siis edasi langeks alla. Nii, võtame 4 tunni vaate ja märgin siia peale siis nädalootuse. Eelmise nädalootused siin, et märkisin ka välja selle ekstreemse, et turg kukub kohe alla. Ta päris seda kohe ei teinud, liikus ülesse, aga võiks öelda, et ta kohe kukkus alla. Siin on väike käpp, mis täideti ära veel sinna alla liikumisega. Kuid siis seda üles liikumist nagu siin, et ootasin turg liigub üles ja siis alla, kui sügaval alla, ma täpselt ei tea. Nädal on päris pikk aeg, et nii pikka ennustust või ootust ei julge nagu täpselt paika panna, kuid et enam-vähem sükast liikumist ma siis ootan. Ja ootasin, turg jõuaks siia ülesse alasse, mida ta päris ei teinud, sinnamaani välja jõunud. Kuid sellega poolest turg tuli üles, nagu meil siin, oli üles liikumine ja siis toimus alla liikumine, nagu meil siin. Et prognoos, liikumine pidas paika ja turg liikus siis ilusti agressiivselt ja terve nädala, ülejäänud nädala liikus ta ainult allapoole. Ja nüüd on meil siin näha siis jällegi peatumist. Ja annavad siis ka need vikid siin aimdust, kuna me oleme ka just võtnud siis suurema ala, siinpool siis suurema ala likviidsuse, korjanud siis ära põhjalikumalt ja on mingisugust siis vastupanu, vastuseisu siin juba näha, seda see ostjate näol. Nii, võtan siit need pealt ära. Uue nädal ootus, siin mingisugune vastupanu, rejection nii-öelda on olemas. Turg on küll nädalavaates ka meil tugevalt languses,
et märgiks siia ka 2 stsenaariumi peale. Võib-olla isegi osaliselt 3, et kas turg tuleb meil siia alasse, liigub allapoole. Nii, siin peame natuke nii tegema. Liigub ta siia allapoole edasi. Siia alumisse alasse, kuna meil weekly küünal lõppeva nädala oma oli siis tugevalt languses. Et see võiks oodata langust edasi. Et see ala ära täidetakse. Teine variant, turg paneb kohe siit esmaspäeval siis juba allapoole. Nii, nüüd läks natuke pahasti. Nii, liigutab nii. Nüüd põhimõtteliselt sama langus, aga seda ülestõusu toimu, et turg paneb kohe allapoole ja erinevate uudiste mõjul siis ootaksin nädalas võib-olla niisugust allalangust ja siis korrektsiooni. Siin mingi vastupanu on olemas, pigem ootaks siis võib-olla samasugust pilti, nagu meil siin, kui turg meil jõudis siis sinna alasse, et ootaks siis kõrgemale hüpet, kõrgemale korrektsiooni, on meil siin ka siis tugevaid supply demand alasid maha jäänud, et meil on neid magnetid, mida siis turult korjata ja siin ka selle agressiivse liikumise osas, mida siin terve nädal on teinud, on siis korrektsioon toimumata. Et minu eelistus, supereelistus ootus oleks see, et turg teeks miskit sellist meil siin selle nädala pildis, nädala jooksus, et jätkaks nii-öelda üles liikumist, jõuaks ideaalis võib-olla isegi siia supply demand'i. Nii. Võikski panna kuskile. Jah, panemegi siia. See oleks super ideaalne ootus, et kuhu maani turg siis liikuda võiks. Umbes midagi sihukest. Kui turg otsustab, siis seda pullbacki tegema minna. Nii, GBP vastavalt USA dollarile või vastupidiselt USA dollarile, et oli siis meil agressiivne langus küünal tekkinud, siis siin on meil nädalavaates siis siin terve nädal agressiivne tõus. Ja võiks öelda, turg enda siis seda mudelit täitis, et liikus ülesse, alla liikumist on toimunud ja liikus ülesse mitte küll kohe siit, väikse käpiga nii-öelda avaneti, turg avanes väikse käpiga ja siis toimus üles liikumine, korrektsioon ja üles. Et see nii-öelda pidas paika. Nii, siit selle väiksema osaga ära. Ja siin ka oleme nüüd jõudnud siis suuremasse alasselle sisse. See on juba kaugem punkt. Suuremates alades sees, et täpselt samamoodi siin ootaks nüüd korrektsiooni ja ootaks siis vastupidiselt dollari indeksile, ootaks siin see vastupidist liikumist. Et ootaks turgu liikuma allapoole. See oleks nii-öelda siis ideaaltsenaarium, et turg liiguks siit allapoole. Kas ta nüüd päris seda kõike ära teeb, see on ise küsimus. Suure tõenäosusega mitte, et kui me näeme allapool liikumist, siis võib-olla korrektsiooni. Teine variant, et turg jätkab siis meil ülespoole minekut, purustatakse siit see tipp, kuna meil on agressiivne tõus, et siis võime näha ülespoole liikumist veel. Et siis miskit võib-olla sellist. Järgmine ala on meil juba kõvasti kõrgemal, aga meil on ka tulemas pööraselt agressiivseid uudiseid. Allalangusel märgiks võib-olla sihukese variandi ka veel, et turg liigub ülesse, haarab siit likviidsuse ja siis näeme alla kukkumist. Nii, paneme siia. Et mingid
sellised ootuse liikumised siis oleksid Beriti naelale. Nii, euro siis ka enda alla liikumist ei teinud, küll käpiga avaneti allapoole, aga see alla liikumine siis jäi toimumata ja liiguti ülesse. Ja on meil turg siis ka euro peal siin bullish, ehk siis tõusujooneline, on ta seda päris pikka aega siin teinud. Kuid iga agressiivse liikumise osas ootaks siis korrektsiooni, täpselt nagu siin see agressiivne liikumine, peale seda toimus korrektsioon. Agressiivne liikumine, ootaks jälle korrektsiooni, et siis võib-olla jälle agressiivne liikumine. Et sellest samast kontseptsioonist ideest lähtuvalt, siis ootaks ka allalanguseks mingid selliseid stsenaariumiks. Teine stsenaarium oleks miskit sükast. Liigume allapoole. Või kui turg otsustab ja manipulatsiooni esineb turgudele ka piisavalt, siis näeme ehk isegi ülesliikumist agressiivses suunas. Aga ideaalselt, et turg oleks siis terviklik ja tervislik, ootaks nüüd siis järgnev nädal korrektsiooni. Nii, NZ-USD liikus siis ilusti alla, liikus siia alasse sisse, haarati likviidsusid ja toimus siis NZD-le mitte väga omane, aga üliagressiivne tõus ülesse. Suuresti siis tingitud poliitmaailmas või siis üldse maailmas sõjalistel tasanditel toimuvast. Et kuidas siis erinevad olukorrad, sõjad, asjad, kõik mõjutavad dollarit. Kõik naftaasjad, kõik mõjutavad siis dollarit. Samamoodi on siin agressiivne liikumine toimunud. Turg 4 tunni peal on siis, võiks öelda, et muutunud downtrendi suunaliseks. Ja siis jälle on toimunud agressiivne tõus, kuid eelmist nii-öelda siis tugevamat tippu turg veel võtnud ei ole, vaid on toimunud siis paigal seisak, korrektsioon. Siin ootaks nüüd kogu selle liikumise osas, NZD-l siis samamoodi, AUD-l ka arvatavasti samamoodi, ootaks nüüd korrektsiooni. Kas turg teeb miskit sükast? Näeme sellist korrektsiooni toimumas, mis oleks NZD-le vast omasem. Või siis näeme likviidsuse haaramist, ideaalselt siit tipu pealt ka. Nii liigutame siia poole ja siis alla. Või täpselt nii nagu eurol ja GBP-lgi, kui on piisavalt manipulatsiooni, suures pildis turg on siin tõusus, siis võime näha ka midagi siukest. Turg paneb hoopis ülesse, järgmise alavoole. Igal juhul põnev nädal saab olema ja seda näitavad ka siis graafikud, näitab ka turg. Et põnevad ajad hetkel meil siin käimas siis on. AUD ka ilusti jõudis siia alla alasse sisse, toimus alla liikumine üles ja seda edasi alla liikumist siis toimunud ei ole. Samamoodi ootaks nüüd siis tulev nädal korrektsiooni kogu selle suure tõusu osas. On meil siin hetkel ka siis näha, samamoodi NZD peal on ka pullide kohalalu, et siit võiks jätkuda tõus veel ülesse. Kuid ootaks korrektsiooni ikkagi. Saab näha, kuhu poole turg meile minema hakkab, mis turg teeb. Superideaalne stsenaarium, midagi sihukest, nagu NZD-l, võiks öelda, copy-paste peaga. Teine variant, haaratakse likviidsus ja siis alla või täpselt nii nagu NZD-lgi, kui on piisavalt manipulatsiooni turgudel, IL teab, mida suured tegijad teevad, siis liigume üles järgmiste alade poole.
nii, GBP-NCD. Nii, laadis ära. Minu ootus oli siis GBP-NCD-le. Ootused alati kõik ei lähe paika. See oleks ebaloomulik. See oleks, võiks öelda siis, jumalik, kui need paika läheksid. Et tunneksin ennast ka just kui jumalana. Vahest on need läinud isegi liiga täpselt paika. Aga siis tuleb jälle nii-öelda reaalsus kutse nagu GBP-NCD peal, kus siis turg toimetab risti vastupidiselt ootustele. Et minu ootus oli siis, et turg tuleb allapoole, täidab ära emba-kumba siis supply demand aladest ja siis jätkab tõusu. Kui turg otsustas minna siis kohe otse edasi, kõrgemale ja nüüd on konsolideerumises. Et mõlemad alad on siis täidetud, kasutatud. Ja on meil siin 2 ala siia maha. Samamoodi võiks oodata siis korrektsiooni kogu selle liikumisele. Tüüp 2. Kas näeme mingit sihukest? Ongi kogu korrektsioon ja siis edasi tõusu. Või manipulatsiooni. Turg tuleb ülesse, haarab siit veel nende tippude pealt likviidsust. Ja siis liigume siia alla. Et emba-kumba sihukest varianti ootaks siin siis. Siit ütlen kohe otse edasi põrutaks veel kõrgemale. Ma eriti ei usu. GBP-NCD teeb enda neid korrektsioone ka ikka, et ta päris niimoodi hooga kohe edasi paugutab. Et mingi kerge korrektsioon ikka toimub. Nii, GBP ja GPY. Siin siis oli ka ootus, et kas turg tuleb alla, täidab ära supply demand ala või paneb ülesse. Teine variant paneb ülesse, täidab ära siit supply demand ala ja siis tuleb alla. Kui turg liikus veel nõks kõrgemale, võiks öelda siis, et likviidsust haarama. Et on siis siia daily ala peale tuldud. Ja siit ootaks ka, siis praegu on konsolideerumises, tahaks näha turgu liikuma nüüd allapoole. Tekitame enda siis korrektsiooni, struktuuri downtrendi suunda või siis turg jätkab meil kõrgemale. Võtaks korra isegi daily graafiku ette, vaatame, kas siin on parem pilt. Päris hea tõus on meil olemas. Daily peal võiks isegi öelda, et ta võiks minna veel natukene kõrgemale. Või siis teine variant, midagi sihukest. Siis näeme korrektsiooni ja liikumist veel kõrgemale. Järgmiste alade poole. Ideaaltsenaarium oleks muidugi see, et turg tuleb liigub alla korrektsioonile. Nii, uuesti JPY. Vaatame, kas leiame sarnasust GBP JPY-le või mitte. USD siis liikus meil ilusti ülesse, nagu üks stsenaarium oli, et siis ta tuleb alla ja siis potentsiaalselt liigub ülesse. Ehk need alleliikumise kohe ei toimunud, vaid toimus siis üles liikumine ja alla. Ja seda nii-öelda uuesti üles liikumist, nagu ma siin mõtlesin, seda veel turg presenteerinud ei ole. Kuid ilusti on täidetud siis kõik supply demand alad, mis meil siin maha jäid. Ja turul siin on potentsiaali ruumi veel kõrgemal liikuda. Siit ootaks ka turgu nüüd praeguse pildi järgi. Ta on meil siin languses. Kerge siuke langus on sees. On meil siit murtud läbi nüüd allapoole. Et uuesti JPY võiks, tahaks, peaks minema veel allapoole. Märgime langusstsenaariumid. Siin isegi ühtegi sihukest atraktiivset asjalikku ala otseselt isegi ei ole. Ootaks mingit sihukest stsenaariumi, kui turg langeb, kui esineb manipulatsiooni, siis
võime näha midagi taolist. Et turg jätkab meil siis ülespool liikumist. Need natuke väiksemaks. Niimoodi. Uuesti käed. Vaatame selle ka. Kohe otsa alla liikumise toimunud. Turg tegi väikse üles liikumise. On meil siin tekkinud ka siis päris ilus vikk, mis näitab müüjate kohalolust, et siin regioonis 4 tunni pildi peal on siis, võiks öelda selle küünle viki järgi, et mingi suurem rahasüst on tehtud, et mingi manipulatiivne liikumine on tehtud. Et see annab meile aimdust, et turg peaks allapoole minema. Nii. Siit ootaks siis turgu langema. Kui turg langeb, murrab struktuuri allapoole, siis selle supply demand ala vastupidamist ma ei ootaks. Ja ootaks siis turgu tulema korrektsioonile. Turg liiguks meil allapoole natuke. Ja siis tuleks korrektsioonile. See oleks versioon 1. Likviidsuse haarimist kuskil tipu pealt me isegi siin ette ei näe. Versioon 2 oleks see, et turg otsustab meil siit siis, mis ta siin alguses saanud on. Siin on manipulatsioon, et mis annab selle vale indikatsiooni, et turg nüüd pressib veel jõulisemalt allapoole, toimub manipulatsioon ja saame siit siis uuesti enda reaktsiooni, et minna ülesse. Kumba kahte sihukest stsenaariumi siin ootaks. Tuletame korra meelde, mis meil dollari indeks, mis seal peal sai märkida, et ootaks sarnast liikumist siis ka dollari indeksil. Dollari indeksil ka siis sai oodata pigem allapoole liikumist. Super oleks muidugi näha seda korrektsiooni, et uuesti käedi peal on meil siin siis vikk, päris pikk vikk, ehk saba, mis võib anda selle vale arusaama. Et ootaks korrektsiooni ja turgu minema ülesse, siis ka dollari indeksil läheks turg tegema siis korrektsiooni selle suure languse osas. Nii. Kuld, vaatame korra lihtsalt peale, mis see kuld meil teinud on. Kuld siis teeb kulda, kuld langab, et on ilusti siin siksakitanud veel natukene, kuid on ilusti tulnud alla, jälle ülesse, eks selle resistant joone juurde ja jälle alla. Et siit ootaks siis ka kulda liikuma veel allapoole, kuid kulla puhul tänasel päeval eriti veel iial ei tea. Nii, pikendame neid alasid siia poole. Ehk siit siis ka ootaks kulda nüüd tegema võib-olla midagi sellist. Kui ta liigub allapoole, kui kuld paneb ülespoole, siis ootaks midagi taolist tegema. Erinevad 2 stsenaariumi, et mida siis kulla puhul. Võt, selline minu nädala ülevaade, ootus turgudele, mida tulevast nädalast oodata, kuu poole minema. 15 minuti peale ka on siis praegu turg meil languses. Oleme ka siit põhja ära võtnud, et ootaks siit turgu ka edasi langema. Meil reedene päev siin oli küll lõpus oli agressiivselt niisugust tõusu, kuid ootaks siis turgu lõpuks ka langema. Et minu nägemus reedeks oleks miskit sihukest ideaalis. Või siis hakkab kohe siit juba kerge mingi langus pihta. Võt, tehke enda analüüsid ja vaatame, kuidas meil tulev nädal turg jookseb, välja mängib ja vallutame turud, kui turg selleks võimalused annab.